We've discovered a secret that will not just open your eyes, it will revolutionize how you think about your health. You have two options. Stop this video now and continue believing what you think is true. Or keep watching and discover a life-changing secret to better health. Your body is a masterpiece made up of trillions of cells. Each one works like a major production facility, absorbing nutrients from food, converting them into energy, and carrying out specialized functions in your body. All of this happens without you having to think about it. In a perfect world, the cells get the nutrients they need from what you eat and drink. However, science has revealed a group of essential nutrients that 97% of the world population is unknowingly short of. A problem lurking within the body, affecting various aspects of your well-being. This is not a minor deficit, it is dramatic. Because they regulate the flexibility of your cell membranes, how well your cells absorb nutrients and remove waste. They're vital for your cognitive functions. Your cardiovascular system relies on them. Your heart needs them every single day. And they even support your immune system to do what it does best. Keep you healthy and energized throughout the day. But one question remains. How can you find out if you're getting enough of these essential nutrients that hold a key to unlock your body's potential? With just a small drop of blood, you can get the knowledge and power you need to set everything right. Testing your levels will uncover your personal needs. Restoring them will revolutionize human health forever. When life-changing innovations are revealed, they give birth to multi-billion-dollar industries. Ideally, you want to enter a large existing market with sustainable growth and technology that sets you apart as 10 times better than the current market leaders. That is what we have. Thanks to our groundbreaking Scandinavian health tech solution. Today, more than 3 billion people care enough about their health to either take supplements or follow specialized diets. Our test will open their eyes. Are you in the safe zone or among the 97% who are not getting enough of these essential nutrients? Having your own health plan is pure logic. Getting proof that it's working should be too. We predict that more than 1/3 of this already interested group will put their supplements to the test during the next decades. That's 1 billion people, giving you the unique opportunity to leverage this megatrend in the making. What if you could play a pivotal part? What if you created a fulfilled career in this megatrend? What if participating in this test-based revolution enabled you to live life on your own terms? Picture a life where your heart beats stronger, your mind is sharper, and your days are filled with boundless energy. This is the success story waiting for those who embrace the power of personalized nutrition. Remove the guesswork. Don't let this opportunity pass you by. Join us. Share this secret. Act on this life-changing innovation. My name is Hilda. I'm the co-founder of Zenzino, and I can't wait to meet you. Rahvusvaheline naine praegu, et elan hetkel Belgias ja ma tegelen siis klientidega üle veebi nii Eestisse, kui mul on kliendid siin Belgias ja nii nagu keeltest räägitud, siis peamiselt mina tegelen klientidega eesti ja inglise keeles, aga paratamatult on siis ka see, et minu kliente tihtilugu ka tõlgitakse, kuna meil on riigis, kus on 3 riiklikku keelt ja mina neist ühtegi tegelikult ei räägi niimoodi vabalt, siis üht-teist saan juba aru, aga siis olen sunnitud ka väga tihti just nii-öelda, kuidas ma ütlen, läbi tõlke isegi tegema tööd. Aga oi, väga tore näha, et siin on terve punt inimesi, kes täitsa esimest korda on kuulamas ja see teeb mul hästi rõõmu.
sellepärast, et tänane teema, mis me räägime, on põletiku alandav toitumine või mis on metapõletik siis kehas on, mis ta teeb ja kuidas selle vastu võidelda, sest ta on üks hästi suur kurja juur. Ja tõesti siis mina räägin niimoodi, ma püüan rääkida hästi lihtsalt ja selgelt. Igapäevaselt ma töötan klassiõpetajana Eesti lastega ja püüan asju ka hästi lihtsalt ja selgelt rääkida. Ja ma loodan, et see tänane teema on kõigile hästi selgelt arusaadav. Mul on chat kõrval lahti, et ma püüan ka jälgida seda, et kui sul on mingisugused küsimused või midagi, mis jääb kohe segaseks või ma kasutan mingeid hästi keerulisi väljendeid, siis ärge kartke sinna kohe öelda, et oot, stopp, ma ei saanud aru. Et ma püüan selgitada siis uuesti. Nii, aga siis tänane teema tõesti metapõletik kehas ja mis siis? Et meile räägitakse igasugustest tervisenäitajatest, terviseasjadest, aga ma arvan, et see metapõletik, millest ma täna räägin ja need 2 peamist põhjust, miks ta meie kehasse tekib, on sellised tervise alustalad ja puudutavad absoluutselt kõiki organsüsteeme. Et enne kui me hakkame millestki muust rääkima, peab olema see teadmine ja arusaamine paigas. Ja sellepärast mulle väga meeldib kui mind kutsutakse sellest teemast rääkima, sest ma võin julgelt öelda, et see on minu selline toitumisnõustajana kindlasti selline südameteema ja mulle väga meeldib tast rääkida, sest ta on hästi kõige suurem ja kõige olulisem teema, et kui need asjad saavad paika, alles siis me võime hakata vaatama muud. Ja kogu selle tervislikkuse, kogu selle kõige mõte on ju tegelikult see, et me tahame ennast tunda väga hästi, energilisena. Me tahame olla nii, nagu seal pildil jaksata oma lastega möllata. Me tahame, et kui abikaasa, elukaaslane, boyfriend, girlfriend, keegi kutsub mu, ma ei tea, metsamatkale või mägedesse suusatama, et ma ei pea ütlema, et ma ei saa, mul siit sealt valutab ja ma hästi tegelikult ei jaksa sinna mäe üles minna ka, et kui kelguga alla lükkad, siis võib-olla veeran alla. Et tegelikult see ei ole see elukvaliteet, mida me tahame elada. Me tahame elada nii, et me jaksame, meil on elurõõmu, meil on tahtmist tegutseda, mitte lihtsalt kuidagi vegeteerida see päev lõpuni oodata, et tuleks see öö, kus ma võib-olla magada ka hästi ei saa. Ja kõik need asjad on seotud alati meie kehaga, meie organsüsteemide toimimisega. Ja vaat nüüd me jõuame siit kohe selle põletiku teemani. Ehk põletik oma olemuselt on selline hea ja halb asi ühe korraga. Ehk et kui me räägime põletikust, siis me peame alati meeles pidama, et põletik on vajalik. Ta on keha kaitsereaktsioon. Ta on ülioluline vastus siis nii nakkustele, vigastustele, kõigele, mis meid võib-olla ründab, mis kuidagi võib kehas midagi halba esile kutsuda, siis põletik on see, mis meid hakkab kaitsma. Ja põletik jaguneb meil peamiselt 3 tüüpi. Ehk et meil on selline äge akuutne põletik. Ja see on võib-olla see, mida kõige rohkem ja kõige enam teatakse just nagu põletiku nime all. Sellepärast, et see on see, mida arst hakkab ravima. See on see, mida meil selle nii-öelda CRV vereprooviga testitakse. Kui põletiku näit on kõrge, vastuseks reeglina on antibiootikum või siis kui meil on ka mingisugused haavad, mis tekitavad põletikku, siis erinevad antibiootilised kreemid ja nii edasi. Nüüd alaäge põletik on selline, mis on osa sellisest päranemisprotsessist, aga ta võib jääda pikemaks kestma. Ja see on ka selline omamoodi ohtlik sellepärast, et kui see põletik jääb meil kestma ja me ei ravi teda lõpuni välja, võib tast saada krooniline põletik, mis siis kestab 6 aastateni, vahel jääbki kestma, millest arenevad edasi autoimmuunhaigused ja ta on selline kehakudesid hävitav. Sest põletik oma olekult on see, et ta läheb hävitama neid ründajaid, kes meile mingil põhjusel kehasse on tulnud. Näiteks kui meil tuleb viirusinfektsioon kehasse, meil on viirus sellised bakterid või muu on kehas, siis põletik läheb teda hävitama. Ja sama ta hakkab tegelikult hävitama ka kudesid ja seetõttu see peale põletiku selline taastumise aeg on ka hästi oluline ja toetamine kehale. Et kui meil on olnud põletik, me oleme ravinud ta ära, siis see nii-öelda see rämps, mis alles jäi, mis peale hävitamist jäi, isegi kui sa lõket teed ja midagi ära põletad, sul jääb tuhk alles. Samamoodi on tegelikult ka põletikuga.
Ehk see, miks meile näiteks öeldakse, et me peame toetama ja kaitsma oma keha antibiootikumi võttes, et me peame näiteks võtma juurde probiootikume, siis seesama tegelikult ka puhastamine ja vaikne taastumisaeg, ka puhkamine taastumisajal on ülioluline, sest meie keha peab saama puhastuda ja nii nagu Margus ütles, et kevadel on hea ennast kuidagi uuesti lainele ja puhastuda ja kõike muud, siis seesama tegelikult aga peale iga haigestumist. Et mis meie tänane mure on? Nii kui haige oled, kiirelt kuidagi rohtudega joonele ja tööle. Tegelikult me vajame taastumis ja kogumis ja kohanemise aega uuesti. Ja seetõttu on ülioluline, et me anname endale aega. Ja mis on madala taseme põletik või metapõletik, kasutatakse ka teaduses selle kohta. See on selline natuke teistsugune lugu. See on selline vaikne ohustaja. Mulle meeldib teda võrrelda nagu sellise raba soopõlenguga. Et kui me vaatame pinna peale, kõik on ilus ja tore. Väike murakas kasvab, linnukesed võib-olla isegi lendavad, aga seal tegelikult pinna all võib toimuda tulekahju. Ja ta ei ole päris loomulikult nii, et ma lähen nüüd rabasse jalutama, ma ei saa aru, et seal all põleb. Aga meie kehas on see küll nii. Me kuidagi nagu toimime, me toimetame, teeme, me sunnime ennast jõuga, töötame, me sunnime tahtma, me sunnime, ma lähen jalutama, mul on vaja kõndida, mul on vaja tööle minna, mul on vaja lapse etendusele minna. Need on kõik need, ma pean, ma vajan, aga ma ei tunne sisemiselt seda, ma tahan minna, sest mul ei ole energiat, ma ei jaksa. Ja krooniline, aga siis madala ja ka madala taseme põletik, metapõletik, ta toimimismehhanism on teistsugune. Ta ei ole seotud ühegi infektsiooni ega vigastusega või muu sellisega. Põletiku näitajad vereproovis, kui me võtame klassikalise põletiku vereproovi, nad võivad olla veidi üle normi või vahel isegi normis ja me tegelikult ei saagi nagu aru, et aga enesetunne on halb. Ja mis on sellised kõige enam levinud sellised terviseseisundid, mis ühel hetkel, me ei saa öelda, et alati jätkuvad, aga tegelikkuses minu toitumisnõustaja kogemus ütleb, et kui me selle metapõletikuga ei tegele, siis midagi nendest probleemidest järgneb. Esimene neist on rasvumine, ehk siis siia alla ka näiteks sellised väga peenikesed inimesed, kes pealt näha võiks öelda, et nad ei ole üldse rasvunud, aga neis on siserasvad või siis kõhuõõne rasvkude on suurenenud, organite vaheline rasvkude või siis ka näiteks see kogunev selline naiste puhul eriti öeldakse, et see on see, ujumas, issa, ma ei saa öelda praegu. Mis lastele ümber pannakse? Päästerõngas. Vaat selline mõnus ja pehme rasvane päästerõngas koguneb siia kõhupiirkonda, ka selja taha külgedele, et see võib olla väga tugevalt seotud tegelikult sellest vaiksest põletikust, metapõletikust. Teise tüübi diabeet, metaboolne sündroom, väga suur osa südame-veresoonkonna haigusi, depressioon, üldse vaimse tervise probleemid, kroonilised haigused, valud ja kindlasti, millele siinkohal selle depressiooni ja vaimse tervise poole pealt tulla veel juurde, et siis meie aju, mis on hästi tugevalt ohustatud sellest metataseme põletikust ja me räägime ka hiljem, miks, siis tegelikult ka tänases ühiskonnas väga levinud probleemid, näiteks nagu dementsus ja teised ajuga seotud haigused võivad olla tingitud või siis kindlasti on väga tugevalt seotud selle madala taseme põletikuga. Ja siin ma tõin ühe näitega siis teadusuuringutest siia juurde, et kui me räägime siin madala taseme põletikust või üldse põletikust, siis räägime ka toitumisest, loomulikult mina toitumisnõustajana ei saa toitumisest mööda, et siis kui me räägime sellist põletiku soodustavast, tekitavast, põletiku näitajaid tõstvast dieedist ehk toitumismudelist, toitumisharjumustest, siis see võib suurendada depressiooni riski isegi 1,4 korda. Ehk et mis on need sümptomid, mida me tunneme, võib-olla alati me ei jõua depressioonini, aga mida me võime tunda, mis ka siit uuringust välja tuli, et kaasnevad väsimus, unehäired, meeleolu langus, isumuutused, mõned söövad väga palju, teised ei taha üldse süüa ja need kõik on seotud põletiku näitajatega. Ja teadlasena ikka parim tulemus, mis me saame teha, me saame kontrollida oma tulemust, me saame toetada.
Kui nüüd olukord on, ütleme otse öeldes täiesti katastroofiline, siis tõenäoliselt ainult toitumisest aita, aga siinkohal kindlasti see vihje, mis siit uuringust ja tõesti üks maailma enim uuritud toitumisviise või siis dieete, kui me tahame nii öelda, et dieet kui toitumisviis, mitte kui piirang, siis Vahemere dieet on tõestanud ka depressiooni ja üldse vaimse tervise probleemide puhul väga head tulemust ehk et ta vähendab nendest depressiivsete sümptomite riski. Aga jah, oluline meeles pidada, et kui me laseme selle metapõletiku kõrgeks, kui meie kehas on põletiku tase kõrge, siis see ei pruugi väljenduda alati mingis mõõdetavas haiguses või sellises terviseseisundis. See ei ole nagu kopsupõletik, kõrvapõletik, mida me tunnen, et kõrv valutab, mingi jama on, lähen kontrollin, ravi ja kõik. See on see, mis on seotud meie elustiiliga, meie käitumisega, meie toidu ja elustiili valikutega. Ja see tähendab seda, et tegelikult tuleb endal see vastutus võtta ja oma toitumine ja elustiil üle vaadata, et me ei laseks kehal selle põletikul nii kõvasti ka tekkida. Ja ma lubasin teile täna põhineda siis 2 teemal ja esimene neist on siis rasvhapped, kindlasti üks minu lemmikteemasid, sest nad reguleerivad tegelikult põletikku, aga ka kõiki organisüsteeme kehas. Ja kõige olulisem ongi siis siin selle omega-3 ja omega-6 omavaheline suhe. Ehk siis need 2 rasvhapet, asendamatud rasvhaped, me peame nad saama toiduga või siis lisanditega sisse võtma ja nende tasakaal peab olema paigas. Räägime veidi hiljem ka täpsemalt, aga kus me neid siis toidust saame? Kalaõli, rasvane kala, ja üldse ka taimsetest allikatest, näiteks vetikatest ja nii edasi. Nad vaikistavad seda põletikku ja nad soodustavad ka paranemist. Mis on hästi oluline, omega-6, ka arahidoonappe, mul on siin kirjaviga, las ta olla praegu. Suurtes kogustes on tegelikult põletikku tekitav ja see on hästi oluline märksõna, milleni me jõuame natuke hiljem veel täpsemalt, aga et meie igapäevane toitumine annab meile ülipalju omega-6-sid ja see on üks suurimaid põletiku tekitajaid. Mis on veel hästi olulised märksõnad, millest räägitakse, et meil on hästi palju juttu nagu küllastunud rasvadest, kolesteroolist, hea kolesterool, halb kolesterool, et siinkohal me räägime ikkagi sellisest nii-öelda halva kolesterooli taseme tõusust, väga paljude küllastunud rasvade tarbimisest ja need kõik, kui me neid tarbime liiga palju, rohkem kui keha tasakaalus hoidmiseks vaja on, siis kahjuks on nad propõletikulised, ehk nad tekitavad põletikku kehas. Ja me tegelikult ei taha seda põletikku, aga kui me vaatame siia tagasi nagu ajaloo poole, siis DNA koostises on omega-3 ja omega-6 tasakaal võrdne, nagu rööpad, 1 omega-3 kohta 1 omega-6. Kui me vaatame, mida teadlased soovitavad meie toitumise ja meie elustiili juurde, siis teadlaste soovitus on, et see tasakaal ei tohiks minna paigast ära rohkem kui 3 ühele. Ehk et 3 omega-6 kohta 1 omega-3. Nüüd mina toitumisnõustajana kui ka väga paljud minu kolleegid ja ka see, kuidas sa täna siia oled sattunud, et see inimene, kes su täna siia kutsus, ka tema saab sulle pakkuda seda võimalust, et saada teada, mis sinu tulemus on. Aga mida me juba näeme, 1960-ndate paigus veidi varemgi toimus pöördepunkt, kus tegelikult meie toitumine läks nii paigast ära ühiskondlikul tasandil. Ehk ülemaailmne keskmine toitumine läks niimoodi paigast ära, et meie rasvhapete tasakaal on juba kaldu. Iga kümnendiga kasvab, Euroopa keskmine tulemus 15 ühele. Ja kahjuks me peame olema selles suhtes ausad, see on meie elustiili, see on meie toitumiste valik, aga kui me vaatame nüüd sellist seisu, siis see on nagu kui me vaatame seda, et kust see tuleb, siis tegelikult see omega-6 nagu ründab meid igalt poolt peale. Seda on naljakas nagu öelda või mõelda, aga iga toiduvalikuga, mis ma lähen poodi, on, ma julgen öelda, et väga suur võimalus, et tegelikkuses ta lööb mu toitumispaigast ära. Ma pean väga valima,
kuidas ja millele ma tähelepanu pööran. Sest nagu me näeme neid tulemusi pidevalt, tegelikult see tasakaal läheb rohkem paigast ära ja see tähendab, et ta toobki meile tegelikult kaasa, nii nagu me rääkisime nendest haigusseisunditest, siis lisaks me võime rääkida lihtsalt ka üldistest probleemidest, mida me märkame. Et kui me oleme tasakaalust ära, meil on omega-3 liiga vähe, omega-6 liiga palju ja nagu öeldud, absoluutselt kõik valmistoidud poes, maiustused, kõik, mis ei ole nii-öelda nulltoorainest ise tehtud. Praktiliselt kõiges on meil omega-6 liiga palju. See tähendab seda, et tasakaalustamiseks me peame lisama toitumisse teadlikult omega-3. Aga see toob endaga kaasa siis vähenenud ajutalitluse, juuksed muutuvad selliseks elutuks, tuhmiks, südametalitluse aeglustumine ja seda siis ka hästi palju sellest, et meie veri muutub hästi paksuks ja südamel on väga raske. Südamel on hästi suur koormus. Nahk muutub selliseks kuivaks, võib-olla paberi moodi nagu vananeb. Naha elastsus väheneb. Igasugused organsüsteemid tegelikult ei saa toimida täies mahus, sest me jõuame ka rakkudeni tagasi, et me lähme täna nagu laiemast väiksemaks kogu aeg, aga et see rakkude toimimine on vähenenud. Vabandust, mu sekretär. Mina ei saa töötada ilma sekretärit, et tema peab kogu aeg valvet pidama. Et siis rakkude toimimine ka väheneb ja tänu sellele kõigi organsüsteemide toimimine tegelikult on häiritud. Ja siin on see küsimus vererõhu kohta. Kindlasti mõjutab vererõhku ja nii nagu ma just ka natuke aega tagasi seda tõenäoliselt kirjutasid samal hetkel, et see on seotud sellega, et kogu vereringkond on häiritud juba sellest, et veri muutub hästi paksuks. Ja tegelikult seal tasakaalust väljas olemise puhul ka see vererõhk on üks hästi suur märksõna. Ma ei ütle, et me saame toitumisega või ka siin lisandite abil selle nüüd päriselt alati korda saada, aga meil on võimalik mõjutada vererõhku kindlasti ka korras toitumise abil. Aga vererõhu puhul kindlasti tuleb jälgida ka lisaks veel sellele, mis me täna räägime, kindlasti juurde jälgida ka soolatarbimist. Aga see on selline hästi spetsiifiline koht juba, aga kindlasti vererõhk ja kõik, mis on seotud veresoonkonnaga, on tugevalt seotud selle teemaga. Ja mis on siis üks selline teema, millega mina ka väga palju kokku puutun toitumisnõustajana, sest mina olen ma olen ka ise teadlikult spetsialiseerunud ka reumatoidartriidiga patsientidele või minu jaoks on need siis kliendid, arstile patsiendid, ehk siis liiges- ja lihasvalud on seotud tugevalt selle metapõletiku ja ka siis üldse sellise rasvhapete tasakaaluga. Ja seetõttu ma võin öelda küll, et mina oma klientidele olen saanud leevendust. Reumatoidartriit jällegi selline haigus, mida me täna ikkagi tegelikult ravida ei suuda, ei oska, ei toitumisnõustajad, arstid, aga me saame teda leevendada. Ja nagu öeldud, me lähme kogu aeg suurest väiksemaks, et rääkisime maailmast, tasakaalust väljas olemisest ja jõuame siis nende rakkudeni, et mis juhtub siis rakumembraaniga, kui meil on see tasakaal paigast ära. See tähendab seda, et meie rakkude membraan koosneb peamiselt rasvhapetest ja seal on neid erinevaid. Normaalses rakumembraanis on seal omega-3, omega-6 ja ongi hästi. Omega-3 peab seal olema piisavalt, sellepärast, et mulle alati meeldib näidata näppude peal. Ma pean vaatama, et ma nüüd korra, kas ma ikka kaamerasse ka jään nende näppudega. Aga et siis, kui me paneme niimoodi rakumembraanis on meil rasvhaped niimoodi kaheosalised. Omega-3 on siis niimoodi, et üks pool on sirge, tugev, teine on natukene nagu krõnksus, ümar nagu C-täht natukene. Ja see annab rakumembraanile voolavuse, see annab rakumembraanile läbilaskuse, toitained ja kõik liiguvad jääkained välja, toitained sisse. Nüüd, mis juhtub, kui me oleme tasakaalust väljas, siis omega-3-sid ei ole seal piisavalt, meie rakk muutub kivikõvaks. Ja kujuta ette, et see on nagu kanamuna. Koputad, toitaine oled hea toitaine. Mina inimesena sõin sisse midagi väga tervislikku, väga head. See toitaine jõuab minu veresüsteemisse edasi rakkudesse. Koputan sinna rakukoorele, mitte keegi ust ei ava. Nagu see munakoor, kõva, koputad, kõik kinni. See tähendab seda, et meil head asjad ei pääse sisse rakku ja halvad asjad ei pääse välja. Nüüd see teeb selle rakumembraani ülikõvaks.
ja nüüd meil on vaja seda omega-3 juurde lisada toitumisega, toidulisanditega, sellepärast et see vahekord ei tohiks minna nii nagu öeldud suuremaks kui 3:1. Sest kui meil on see normaalse läbilaskvusega pehme, hea, mõnus rakk, siis toimub seal ainete vahetus korrektselt ja kõik need head ained, mida me sisse sööme, mis meie suu kaudu meie kehasse läheb, pääsevad ka rakkudeni, kuhu nad peavad jõudma ja saavad mõjutada. Ja samas kõik, mis peab sealt välja minema, need jääkained, need samamoodi saavad sealt rakust välja minna ja see annab meile selle, et kõik toimib hästi. Tuli üks küsimus, sellele ma varsti ka kindlasti vastan, et ma märkasin. Nüüd toitumises selline kuldne standard öeldakse, on see vahemereline toitumismuster, Vahemere dieet ja ta on siis hästi kiudainete rikas. Ta sisaldab palju fütotoitaineid ja küllastumata rasvhappeid. Nagu öeldud, Vahemere dieet on selline märksõna, mida ma soovitan teil kõigil ka uurida, kes tahab rohkem teada. Aga siis selle puhul siis ta on maailmas tõesti üks enim uuritud. Nii Eesti toitumissoovitused kui ka Põhjamaade toitumissoovitused on taga hästi tugevalt seotud, ei ole üks ühele üle võetud, aga tugevalt seotud sellega. Ja mis ta siis teeb, et uuringud näitavad, et vahemereline dieet vähendab riski haigestuda siis südame-veresoonkonna haigustesse, teise tüübi diabeedi tõenäosus väheneb, on märgatud seoseid sellega, et vähkkasvajatesse haigestutakse vähem või vähkkasvajaid tekib vähem, osteoporoosi on vähem ja tegelikult neid näiteid on veel. Ja mida siis teha Vahemere dieedi sellised kõige lihtsamad põhimõtted? Ma olen püüdnud hästi lühidalt kokku võtta, sellepärast, et tõesti see aeg on meil täna suhteliselt piiratud ja me ei taha siin minna väga põhjalikuks, aga pea siis silmas seda, et sa sööd piisavalt täisteravilja tooteid, sa sööd piisavalt köögivilju, 200 grammi ja rohkem igal põhitoidu korral. Eesti toitumissoovitused ütlevad 500 grammi päeva peale, ehk siis see Vahemere dieet ikkagi soovitab veel enam. Kõige olulisemad on lehtköögiviljad, ehk siis kõik see roheline, mida me saame oma aiast või kui sa ka poest ostad neid segusid, siis mida rohkem erinevaid, seda parem. Puuviljade puhul mitte rohkem kui 200 grammi korraga. Ja alati siis, kui me räägime põletikulisest toitumisest või üldse toitumisest, siis eelistada marju, vähem magusaid vilju ja kindlasti siis eestlastena ma väga soovitan kõiki neid nii-öelda Eesti marju. Mustsõstrad, mustikad, põldmarjad ja nii edasi. Ja mis on Vahemere dieedi selline tõeline maitse, aga ka tervisetugi on siis need julgelt kasutada vürtse ja ürte. Ja iganädalaselt võiks siis vaadata 300–450 grammi nädalas kala ja mõeldud on siis sellist, vähemalt sellest võiks olla umbes pool ja rohkemgi tegelikkuses, võiks olla kõrge kvaliteedilist rasvast kala ja see on siis ühe inimese kohta, eks. Kaunvilju vähemalt 2 portsjonit nädalas. Soovitame isegi tegelikult toitumisnõustajad soovitavad isegi igapäevaselt just selle sama kiudainete pärast ja valgusisalduse tõttu. Ja siia siis lähevad meil kõik kaunviljad, et herned, läätsed, oad, neid on meil väga erinevaid variante saada. Soovitan kasutada nii marjade kui kaunviljade kui kõige puhul ka sügavkülmutatud variante. Siis kindlasti valge liha ja muna puhul eelistataksegi just seda linnuliha, valget liha ja muna julgelt süüa 2–4 tükki nädalas. Ja mida siis piirata? Punast liha, töödeldud lihatooted ehk kõik, mis me sööme, vorstid, viinerid, singid, parem mitte. Maiustused, et maiustuste puhul ikkagi ka see, et nad üldse kuskil toitumispüramiidides sees on see, et mida me võiksime endale nagu lubada, mitte mida me peaksime tegema, et mida vähem, seda parem. Ja arvudest siis, igaüks saab ise lugeda, eelistame taimset. Nende soovituste järgi me saame piisavalt kiudaineid päevas. Rasvad peaks olema siis ütleme siis mitte küllastunud rasvad, neid võiks olla siis
väga vähesel määral ja siis monoküllastamata rasvatel on hästi suur rõhk. Et kui me kujutame ette, et kes on käinud Vahemere ääres reisil, siis oliivõli söögi alla, söögi peale, vahele ja mujale. Ja mida värvilisem, kiudainete rikkam ja selline töötlemata toit, seda parem, seda paremini sa hoiad seda põletikku kontrolli all. Ja samas siis me hoiame ühelt poolt põletiku kontrolli all, aga me anname oma kehale võimaluse toimida nagu paremini. Ja kui me räägime nendest rasvahapetest, et siis kui me teame, et 3:1 on selline ideaalne vahekord, see on see jäämäe tipp kahjuks, siis kas sina tead tegelikult, kus kohas sa oled ja siin oli ka küsimus testimise kohta. Euroopa keskmine tulemus 15:1 ja see ei ole see, kus me tahame olla, see ei ole hea tervislik tase ja siin oli küsimus, jah, meil on võimalik seda testida ja pildil nähtav balance test on siis see, millega me saame testida oma rasvhapete tasakaalu, just seda seisu, et mis seisus meil on omega-3 ja omega-6, aga ka testib tegelikult 11 erineva rasvhappe seisukorda sinu kehas. Testi analüüsitakse, või ma astun sammu tagasi tegelikult. Nagu näha pildid, testi tegemine on hästi lihtne. Näpuotsa verest kuivveretest, kes on kunagi näinud diabeedikut omal võtmas glükomeetrile veretilka, siis tulemus on või see teguviis on sama. Ühekordse nõelaga tehakse väike täpp, näpuotsa veri, tegelikkuses hästi lihtne. Lased kuivada ja läheb siis, meie saadame oma testid Vitas laborisse, mis on siis Oslos asuv selline teaduspargi labor. Ametlik teaduslabor, see ei ole kuskil, keegi ise ei ole me otsustanud, et me nüüd ise teeme testi ja ise analüüsime, pärast ütleme sulle tulemuse, vaid see on tegelikult väga kõrgetasemeline Euroopa labor, teeb koostööd väga suurte teadusasutustega ja kõik need testid on anonüümsed, ehk kui mina saadan oma kliendi testid, siis iga klient saab omale sellise väikse koodi ja see on anonüümne. Mina ei anna laborile ühtegi teadmist ja kui klient ei soovi minuga oma koodi jagada, siis ta ei jaga. Ta ei pea seda jagama, see on anonüümne. Kui ta test on analüüsitud, reeglina võtab see ümmarguselt 6 aega ja Eestis täna ei ole tegelikult ühtegi laborit, kes suudaks ise neid teste teha, analüüsida, sellepärast Eestis, kus üldse rasvhappeid testitakse, saadetakse mujal Euroopasse laboritesse, nii et see ei ole midagi erilist, et me saadame neid teste laborisse mujale, sest rasvhappete testi analüüs on väga keeruline ühele laborile ja seetõttu polegi nagu valikut. Aga siis tuleb see tulemus, võtad oma koodi, sisestad keskkonda ja saad tulemuse. Ja pildil on näha minu esimene tulemus, millega ma arvasin, et ma ei ole tasakaalus. Aga see on tehtud ajal, kui ma õppisin toitumisnõustajaks. Ma viisin läbi piltlikult võttes nagu toitumiskatset iseenda peal. Ehk siis ma toitusin igas mõttes nii hästi, kui ma oskasin, nii hästi, kui mind oli koolitatud. Ja tulemus oli selline, mis mind natukene üllatas, sellepärast, et ma lootsin, et ta on natukene parem. Aga ma teadsin, et tõenäoliselt ma ei ole tasakaalus just rasvhapete poolt, sellepärast, et tegelikult mu toitumise analüüs näitas ka sama, sellel samal põhjusel, et ma tarbin väga vähe kala ja ma arvan, et see on väga paljude eestlaste suur probleem, sest kala on ikkagi kõrge kvaliteediga, hea kala kättesaamine on keeruline ja ta on suhteliselt kallis. Testi tulemusena sa saad sellise pea 20 leheküljelise kokkuvõtte. Miks ma tahan öelda, et see test on kindlasti väga-väga hea test kodukasutajale, aga ka toitumisnõustajale. Mina kasutan seda oma töös igapäevaselt just selleks, et ma saan hästi erinevad näitajad. Ta annab analüüsi ja tulemused tegelikult kliendile ka pea 20 leheküljelise kokkuvõtte sellest, et mis seisus sa täna oled, mis sa peaks ette võtma. Et kui sa ka näiteks toitumisnõustajaga koostööd ei tee, siis selle testi alusel on ka iseseisvalt võimalik väga hästi aru saada, mis on need sinu järgmised sammud. Kus sa täna oled, mis sa pead tegema ja tegelikkuses siis 4 kuu kuni 6 kuu pärast, kui sa oled need sammud teinud, kui sa oled oma elustiili ja toitumist muutnud, siis sa saad testida, kas see on piisav, kas ma liigun õiges suunas, kas ma pean midagi muutma.
Ja mis see muutus on siis lisaks toitumisele, mida võiks ja mida mina oma klientidele soovitan ja ma tegelikult soovitan ka enne, kui see esimene testi tulemus üldse tuleb, sest Sinsinol on väga hea pakkumine, et kui su testi tulemus on korras, siis sul on võimalus tagastada oma püsitellimuse esimesest paketist need osad, mis on nii-öelda kasutamata. Ehk et siis sa tegelikkuses saad ühe avatud õli endale, kui su test on korras ja seda testi sa ei pea tagastama, aga sul on võimalik saada kogu raha nii-öelda tagasi, kui ilmneb, et su testi tulemus oli korras ja sa meie tooteid ei vaja. Ja seetõttu ma soovitan oma klientidele alati juba koheselt hakata ka seda kalaõli juurde võtma, sest reaalsus näitab seda, et mina täna ei ole näinud mitte ühtegi sellist kohe esimese testina, kohe korras testi, kui inimene näiteks ei võta üldse omega-3 juurde või siis ka tihtilugu kasutatakse erinevate tootjate õlisid või siis ka kapsleid, mis kahjuks ei anna seda tulemust. Et mina ei ole näinud täna ühtegi testi, mis oleks esimesel korral roheline, hiljem küll. Aga seetõttu ma soovitan klientidel hakata õli juurde võtma ja kui see esimene klient peaks minu juurde jõudma, kellel siis tõesti on nagu kõik korras ja ta ei vaja meie toodet, siis sellisel juhul meil on see garantii. Et seda saab kindlasti uurida sellelt inimeselt, kes su täna siia kutsus, sellepärast et tema saab sulle neid tingimusi paremini seletada. Aga miks me soovitan oma klientidele just seda õli? Ja tegelikult see õli on see põhjus, kuidas mina toitumisnõustajana jõudsin Sinsinoni, sellepärast et õpingute käigus ma sain aru, et mul kindlasti ei ole omega-3 piisavalt. Mul on vaja juurde võtta. Ja mul on väga armas sõbranna, kes on selline tõeline raamatupidaja tüüp, väga erinev minust, kes otsis välja kõik erinevad, mida turul pakutakse, apteekidest ja igalt poolt, võrdles koostist, võrdles päritolu, võrdles seda, et mis on meil see koguse ja hinna kvaliteedi suhe. Ehk et tihtilugu, kui ma lähen ostan apteegist omale mõne võib-olla natukene odavama toote, mõtlen, jess, ma sain soodsamalt, siis tegelikult omega-3 sisaldus nendes võib olla väga väike. Mis tõttu võib olla näiteks see, et meil on paki peal kirjas küll, et igaüks võtab 2 tükki, aga hakkan koostist lugema, vaatan 2-ga, ma ei saa midagi, ma pean 6-8 tükki võtma päevas ja sellisel juhul muutub see hind juba 3-4 korda kallimaks, kui tegelikkuses mulle algselt lubatakse. Ja on ju ebaloogiline mõelda, et nii mina kui minu lapsed, kui minu abikaasa, kellest me oleme kõik väga erinevas kaalus, erinevas nii-öelda vanuses eluetapis, me vajame erinevalt. Kuidas saab öelda, et me kõik vajame 2 kapslit? Ei vaja. Seetõttu on meie õli suureks plussiks on see, et ta on kaalu järgi. Ehk et iga inimene võtab kaalu järgi selle koguse. Ta koosneb siis väikestest külmaveekaladest saadud omega-3-st ehk siis kalaõlist. Ta on hästi kvaliteetne, hästi puhas. Ja teine osa sellest õlist siis on esimese korje extra neitsi oliivõli, mis on siis jällegi selline polüfenoolirikas, mis ühelt poolt kaitseb seda omega-3, et see õli, mis lõpuks minu keharakkudesse jõuab, on kvaliteetne ja värske ja teiselt poolt ta toetab juba polüfenoolidega, ta toetab ka minu kehaprotsesse põletikuga võitlemisel. Ja mulle väga meeldib see võrdlus, ehk see on siis selline uuring, mis viidi läbi õli stabiilsusindeksiga, ehk et kui kaua õli kestab värskena ja Balance-õli tulemus on siin teiste õlidega võrreldavalt näha ja mitte, et 35 tunni pärast oleks see õli rääsunud nii-öelda nendes tingimustes, vaid katse lõpetati, sest meie kehas ei ole ta kunagi rohkem kui 35 tundi. Aga see näitab seda, et mida ma alati klientidele soovitan, et kui sa võtad kapsleid, sa oled selle purgi avanud või tihtilugu mina soovitan ka esimese, sest me ei tea kunagi, kuidas on tegelikult näiteks tarneahelas seda säilitatud hoitud. Ammusta see kapsel pooleks, sa tunned ära, kui see kalaõli seal sees on rääsunud ja ära võta rääsunud toodet. Viide apteeki tagasi, ütle, et see ei ole kvaliteetne. Ja teine asi, et meie toote puhul, kui sa võtad õli, sa kohe tunned. See õli on värske, tal ei ole sellist halvaks läinud. No ma kujutan ette, et igaüks teab, mis lõhn või maitse on vanaks läinud kalal, et see kohe tuleb siuke tunne peale. Et see on midagi, mida sa tunned ära, kui see ei ole kvaliteetne, kui ta ei ole värske. Ja meie stabiilsusuuring siis tõesti, või mitte meie uuring, vaid selle stabiilsuse uuringu järgi tuligi välja, et Balance-Oil püsib värskena kehas väga pikalt. Ja 35 tunni pealt tõesti see katse lõpetati, aga see on siis oluline
teada, et kuidas ka kontrollida seda, et kas see toode, mida ma võtan, on värske ja kvaliteetne. Lühidalt kokkuvõtvalt siis looduslikud koostisosad. Pildil olev orange lemon mint on üks maitse, meil on erinevaid maitseid, kõik on täis looduslikud, sisaldab E-vitamiini, annustame vastavalt kaalule, hästi polüfenooli rikas, kaitseb meie keha, ei lase oksudeeruda ja esindatud on siis loodusest püütud kalast pärit EPA-DHA ja TPA ja sisaldab ka natukene D-vitamiini, aga siin peab küll ütlema, et eriti alguses, kui su rakud veel ülihästi ei tööta, tõenäoliselt pead sa võtma D-vitamiini juurde, aga selleks oleks ka mõistlik ikkagi teada oma D-vitamiini näitu. Mis on tulemused, mida mina oma klientidel olen näinud? Väga lähedane inimene minule oli eluaeg hädas raua imendumisega kehas peale seda, kui ta sai oma rakud toimima, ehk siis meie tavaliselt ütleme, et oleme testi roheliseks saanud. Ehk et see omega-3 kuue tasakaal läks paika, siis tegelikult läks rauavarud kehas paika, nii et samamoodi D-vitamiin omistub paremini, et hiljem ei ole enam vaja nii palju juurde võtta, aga see on jälle iga keha puhul erinev, mis tähendab seda, et me peame testima ja teadma, mis seisus ma täna olen. Me ei saa lihtsalt ennustada ja arvata, et mul on tõenäoliselt D-vitamiiniga korras. Võib-olla ei ole. Siin on erinevad näited. Sportlase emana ja kui ka meie treenerid ja teised treenikaaslased on ka näiteks seotud dopingutestide ja muuga, siis siin on hästi oluline välja tuua, et meie toode on korrektselt kontrollitud. Lisaks sellele, et ta on looduslike koostisosadega, GMO-vaba, gluteenivaba, suhkruvaba, sojavaba, sest tegelikult on testitud ka näiteks Informed Sport märge on peal. Meil on loodussäästev ehk siis Friend of the Sea märge peal. Need on kõik kvaliteedimärgid ja neid ei saa kirjutada lihtsalt kuidagi igaks juhuks omale kuskile peale, vaid sa pead olema teadlik ja kindel, need on kindlad kvaliteedimärgid, mis näitavad toote kvaliteeti. Samamoodi näiteks halali märget peale saada ei ole väga kerge, mis tähendab seda, et need tooted ei ole ainult ettevõtte mingi fantaasia või 3 teadlase mõte, et kui tore, seal taga on tugev teadustiim, kes tegi selle nimel tööd ja seejärel on see toode testitud ja kontrollitud. Ja need on siis sellised, mis me oleme siia välja toonud, on siis 18 tervisealast väidet. See tähendab seda, et need on testitud väited, mida meie toote tulemusena sa võid eeldada, oodata, mis sinu kehas juhtub. Ma ei loe neid kõik ette. Ma loodan, et sa oled sellises seadmes, et sa näed lugeda, aga normaalne raku jagunemine, vere normaalne kaltsiumi sisaldus, kaltsiumi ja fosfori normaalne imendumine, kasutamine, kaitseb rakku oksüdatiivse stressi eest, normaalne luude struktuur, normaalne ajutalitlus, südametalitlus, immuunsüsteemi talitlus, vaatame edasi, nägemine, hambad ja nii edasi ja nii edasi. Ja siin üks märge, et selles esimese tulbe lõpus on siin loote rinnaga toidetava imiku aju normaalne areng, seda siis läbi ema rinnapiima ja kui sa oled täna ise lapseootel või sinu lähedastest keegi on, siis see omega-3 teema on üli oluline, seda tegelikkuses juba ka neile, kes plaanivad alles rasestuda. Nii mehe kui naise poolt on see väga oluline, sest mehe sperma kvaliteet on seotud omega-3-ga. Raseduse kinnitumine, raseduse püsimine, normaalne loote areng ja edasi see, et ema vaimne tervis ja ema võime peale sünnitust ka nagu, ütleme siis otse öeldes mõistusel püsida, on väga tugevalt seotud omega-3-ga. Ja mida näitavad uuringud ja ka meie testimise tulemused, et loote areng võtab emalt nii palju ära, et sellel perioodil on väga oluline omega-3 juurde võtta reeglina, tuleks testida ja samamoodi, et nii imetamise perioodil kui ka peale sünnitust ikkagi täna me näeme väga palju probleeme vaimse tervisega, sünnitusjärgse depressiooniga, et uuringud toetavad ka seda, et tegelikult kellel omega-3 tasakaal on paigas, sellel sünnitusjärgse depressiooni on oluliselt väiksem võimalus või risk saada siis. Ja jõuame siis tagasi, et kas sa sooviksid teada oma tulemust
ja siin on tegelikult pildil ka kohe üks teine test, mida me samuti võimaldame oma klientidel teha. Ja see on siis peene nimega HbA1c test. Ja sõbralikult öeldes me räägime siis veresuhkrust. Ma räägin selle testi võib-olla enne ära, sellepärast, et ma kuidagi jõudsin selleni praegu enne. Et siis HbA1c test on siis pikaajalise veresuhkru test. Mulle toitumisnõustajana on ta üks ülihea abimees, sellepärast, et kui klient tuleb minu juurde oma 2 päeva menüüga, siis te võite arvata, mida iga klient ütleb mulle menüüd üle andes. Kui keegi tahab siia vastata või jõuate veel vastata. Reeglina klient tuleb, ütleb, annab mulle lehed, ütleb, see ei ole see, kuidas ma päriselt toitun. See kord juhtus nii, et no näed, sõitsime sinna, siis ma pidin sealt sirklis selle mingi hot dogi või mingi saiakese võtma. Mul täna juhtus nii, et ma tavaliselt söön hoopis paremini. No, tegelikkuses kahjuks me näeme seda, et see, mida inimene mulle kirjutab toidupäevikusse, harva on see nii, et see ei ole see, kuidas sa päriselt sööd. Või siis püütakse parandada olusid, aga pikaajaline veresuhkrutest mõõdab 3 kuu keskmist veresuhkrut ja näitab meile tegelikult seda, et mis on see keskmine. Ja siin ei saa klient mulle öelda, et see ei ole see, kuidas ma tavaliselt söön. Sest see test näitab meie kindlat hinnangut toitumisele, elustiilile viimase 3 kuu jooksul. Ja 3 kuud on päris pikk periood. See ei ole see, et mul läks ükskord midagi nässu ja see juhtus nii. Nüüd seesama pikaajalise veresuhkru test annab meile hea võimaluse, nii nagu rasvhapete test, ka see annab meile hea võimaluse jälgida edusamme ja ta annab hästi kindla hinnangu. Mida soovitatakse teha 2 korda aastas vähemalt seda testi, sellepärast, et isegi siis, kui su testi näitaja on korras, siis poole aasta pärast võib olla nii, et sa oled oma toitumises ja muus muutnud nii palju, et su test ei ole korras. Kui sul endal tundub, et kõik on hästi korras, siis 8 kuu pärast. Aga mis meil muidugi mureks on, et tihtilugu perearstid ei taha seda ka välja kirjutada, aga ta annab väga suure ja tugeva hinnangu sellele, et kas sa liigud õiges suunas. Ta hindab teise tüübi diabeedi riski ja seda siis ühelt poolt nii selle veresuhkru tulemusena kui ka elustiili hinnangu järgi. Annab personaalsed soovitused ja hästi oluline on võib-olla siin see, et mõelda sellele, et ma usun, et täna kõigile inimestel, kes siin on keegi tuttav, kes on teise tüübi diabeedi diagnoosi saanud, eeldiabeedi diagnoosi saanud või ka näiteks rasedusdiabeedi, et need on kõik seotud tegelikult ju veresuhkruga ja diabeet on ühelt poolt on selline haigus, mis on koheselt ohtlik, aga ta on ka nagu ukse avaja. Ta on nagu, ma ei tea, restoranides, ööklubides on need ukse peal inimesed, kes vaatavad, keda sisse, keda välja lasta, siis teise tüübi diabeet või üldse diabeet on selline, mis avab uksed kõigile teistele haigustele. Väga palju, mitte ei saa öelda kõigile, vabandust, väga paljudele teistele haigustele. Ja ta on nagu selline punase vaiba rullja, et kui teise tüübi diabeet on juba käes või üldse diabeet, siis ta avab uksed näiteks ajuga seotud haigustele, ta avab uksed veresoonkonna haigustele, ta avab uksed silmanägemise probleemidele, neeru probleemidele ja nii edasi ja nii edasi. Ja need on juba need, mida on väga raske tagasi pöörata. Sellepärast me peame kogu aeg teadma, mis seisus minu toitumine, mis seisus minu keha täna on. Ja ma panin siia ühe märkuse, mille peale võib-olla ei tahetagi mõelda, et iga uudis on hea uudis. Nüüd kujutame ette, et ma teen selle veresuhkru testi ja ma saan teada, et mul on eeldiabeet, mu pikaajaline veresuhkur on nii kõrge, et minu elustiili jätkumisel on väga suur tõenäosus, et ma haigestun diabeeti. See uudis võib tunduda esmapilgul, et kõik, nüüd ongi kõik. Ei ole. See annab meile teada, et meil on võimalus tagasi pöörduda. Eeldiabeeti on võimalik toitumisega väga kenasti kontrolli all hoida. Selleks tuleb tegutseda ja meil on võimalus see tulemus paremaks saada. Aga kui ma ei kontrolli, siis eeldiabeeti ma ära ei tunne. Kui sa oled diabeedihaige ja su veresuhkur läheb väga kõrgeks, siis sa saad aru. Aga siis on tihtilugu hiljem. Sest siis on meil juba raskem tagasi pöörduda. Me saame kontrolli all hoida,
me saame toetada. On neid toredaid imenäiteid, kus tõesti suudetakse ka väljakujunenud diabeedist nii-öelda terveneda, aga see ei ole nii kergena. Eeldiabeeti on oluliselt lihtsam tagasi pöörata, sellepärast me peame selle teate saama varem. Ja siis ma saan teha teadliku valiku. Ma muudan oma elustiili, ma muudan oma toitumist ja ma pööran selle protsessi tagasi ja ma olen terve. Kui ma saan uudis, et mul on kõik näitajad korras, siis sellegi poolest on meil mõne perioodi pärast jällegi vaja teha see test uuesti, et jälgida, kas mul on endiselt kõik hästi. Ja see ongi super uudis. Kõik on korras, tööta samas suunas edasi. Diabeediriski hetkel ei ole. Mis ei tähenda, et kui ma nagu oma toitumises ka kuskil natukene muudan, siis kohe ei teki need muutused. Aga mingi perioodi pärast võib ikkagi tekkida see risk uuesti, sellepärast on järjepidev tervise jälgimine ja testimine vajalik. Ja muidugi, kui ma juba saan ikkagi, mis on nagu kõige kurvem, on see, et hoolimata sellest, et arstid väga kergekäeliselt ei taha seda testi välja kirjutada nii-öelda säätekirjaga, siis tegelikult me ikkagi selle testiga ka saame inimesele anda teate, et mul on väga kahju, aga pöördu palun koheselt perearsti poole, sest sinu pikaajalise veresuhkru test näitab, et sul on väga suur oht, et sul on juba diabeet. Ja siis on jälle seesama, ma pean tegema teadlikud valikud, otsused, muutma oma toitumist, muutma elustiili, et võimalikult hästi toetada ravi, mis ei lase diabeedil siis võtta kontrolli mu elu üle. Ja miks me siis räägime ka siin selle põletiku valguses, et lisaks sellele, et veresuhkur ja veresuhkru kontroll ja diabeet, et need on väga olulised teemad, siis ma tõin siia lihtsalt siia lõppu kiirelt ühe uuringu välja, mis näitabki siis, et süsivesikud ja veresuhkru kontroll on üliolulised, sellepärast, et kui me räägime, ma nüüd toon siia ikkagi ühe mõiste sisse, mis on natuke võib-olla keerulisem, see on glükeemiline koormus ja see on siis selline näitaja, mida mõõdetakse, see ei ole kaloraaž, vaid glükeemiline koormus ehk GK lühend, kes tahab otsida selle kohta näiteks internetist juurde, siis saate ka otsida. GK menüü või veresuhkrut kontrolliv menüü on need märksõnad ja madala GK-ga toitumine ehk siis täisteraviljarikas, palju kaunvilju, langetab põletikumarkereid, ka selle sama nii-öelda haiglatesti või siis arsti poolt tehtud põletikutesti näitajaid ja see dieet langetab isegi põletiku näitaja taset 48%. Ja samas siin tehti ka võrdlev, et kui teha nagu madala rasvasisaldusega dieedi puhul, see näitaja vähenes ainult 5%. Ja samas siin tuleb ikkagi selgelt tuua sisse ka see mõiste, et me räägime ikkagi täna sellest, et lihtsalt ülimadala rasvasisaldusega dieet ei ole see, mis peaks olema eesmärgiks. Ja kindlasti, et need rasvad, mida me tarbime, meil on neid rasvu vaja, tuleb teha häid valikuid ja hoida seda rasvade tasakaalu. Ja tasakaalus veresuhkur aitab siis reguleerida loomulikult lisaks siis, ütleme siis põletiku näitajatele, ei ole ju saladus, et veresuhkur aitab meil hoida kontrolli all kehakaalu ja meeleolu. Jõuame jälle tagasi nende vaimse tervise probleemideni ja kahjuks ajalugu näitab, et meie tänane toitumine on tasakaalust väljas ja seda ka suhkru puhul. Ehk võite suhkru, vaid üldse siis veresuhkru ja siis ütleme siis süsivesikute tarbimise poolest. Ja siin võib-olla süsivesikute juures oligi siin, ma märkasin ka, oli ka küsimus nende marjade kohta, mis ma mainisin, et marjad üldiselt on igatahes madalama süsivesikute sisaldusega kui keskmised puuviljad. Ja samas ütleme, need Eesti marjad, mida sa ikka nimetad, et need on kindlasti sellised, kus suhkrusisaldus on ülisuur, aga jälle, et me ei saa süüa, ma ei tea, liitrit korraga on ju. Et ikkagi normaalsetes kogustes, paarsada grammi paneme näiteks kuskile 100 grammi mingisuguse Kreeka jogurtiga, 100 grammi kuskile mujale, söön peo vahel, lähen aiast, käin tiiru ära, pistan paar marjasõu. Ja siin küsiti ka kohvi kohta. Kohv on molekult tegelikult näidanud üles väga häid tulemusi põletiku alandamisega. Põletiku alandav roll, aga siis kuna ta tõesti on ka antioksüdante ja kindlasti siis tuleb meeles pidada, et mis on need soovitused, et selleks, et oma öö kontrolli all hoida, siis suurem osa
ühiskonna jaoks ikkagi võiks kohvi joomine jääda esimesse päeva poolde ja mitte ületada siin sellist, siin on nagu raske öelda, et eestlaste tass on natuke suurem kui võib-olla meie see nii-öelda kohviku kohvitassid. Aga et siis ütleme selline kaks kohvi, mõnele sobib ka kuni 4 kohvi, aga jälle hästi inimesest sõltub. Aga näiteks kohvi, sealhulgas ka näiteks punane vein on põletikku alandava toimega, aga jah, jälle, et me ei räägi siis pudeli joomisest, aga Vahemere ääres kes on käinud, teavad täpselt, et juba hommikusöögi kõrvale on väike punane vein. Et need kõik matša ja nii edasi, roheline tee, et üldse sellised head joogid, mis toetavad põletiku vastu võitlemist. Ja mis me siis sellest tänasest kokkuvõttest võiks võtta kaasa? Testi ära ennusta, ehk et tegelikult need 2 testi on sellised terviseskoorid, mida igaüks võiks teada. Et kui sul on ka hakkab peas kummitama see laul, et mulle tundub, et täna ma ei skoori, et siis võta selle inimesega ühendust, kes sind täna siia kutsus. Ta kindlasti selgitab sulle täpsemalt, kuidas on võimalik neid teste teha. Mõlemad testid on siis kuivveretestid, lihtsalt kodus teha ja see on see esimene samm, et kui sa ei tea, mis seisus sa täna oled, siis on väga raske teha mingeid muutusi ja mis näitavad ka uuringud on see, et kui meil on mõõdetavad tulemused, siis ka meie motivatsioon paraneda ja oma tervise eest tõesti hästi hoolitseda tõuseb. Ühelt poolt öeldakse, et toitumispäeviku pidamine aitab nii-öelda kaalulangetajatel kaalu langetada, sellepärast, et ta peab kogu aeg järge ja ta näeb oma muutusi. Tegelikult see testimine aitab meil oma tervisel hästi silma peal hoida ja kui ma näen, et tulemused on halvad, siis mu motivatsioon seda kõike teha ja parandada on oluliselt suurem kui siis, kui ma tegelikult ei tea, mis seisus ma olen. Seejärel, kui sa oled testitulemused kätte saanud, tegutse vastavalt tulemustele. Analüüs annab sulle väga korraliku head tagasiside, mida sa pead tegema ja muutma ja tee need sammud. Võta vastutus oma tervise eest, võta vastutus selle eest, et sa oled terve, et sa tunned ennast hästi. Ja igapäevased valikud võiksid olla siis sellised, mis toetavad nii rasvhapete kui ka veresuhkru tasakaalustamist ja tegele sellega teadlikult. Et mina kutsun kõiki üles hästi teaduslikult lähenema sellele, mis siis on see, et kuidas oma keha toetada ja mida teha. Ja võtta see siis päriselt endale eesmärgiks ja tegutse. Ja enne kui ma päris lõpusõnadeni jõuan, et siin näiteks need marjad võikski olla mustsõstrad, hästi tugevad antioksüdantid, mida siis süüa, et vähesema suhkrusisaldus. Neil on suhkrusisaldus või siis süsivesikute sisaldus, ütleme niipidi. Ka näiteks astelpajumarjad, suhteliselt madala süsivesikute sisaldusega. Ja mida ma soovitan, et kui te tahate võrrelda neid süsivesikute sisaldust, suhkrusisaldust ainetel, siis Nutridatal on nii äpp kui ka veebibrauseris avatav see. Sul on võimalik võrrelda suhkrusisalduse järgi kõiksuguseid tooteid, nii poes müügil olevaid tooteid, marju, puuvilju, köögivilju, et sa saad neid ka võrdlevasse tabelisse panna. Et sealt on võimalik kohe endal otsida neid näiteid juurde. Metsmustikad on kindlasti parema, ütleme, koostisega kui kultuurmustikad, aga kultuurmustikate plussiks on lihtsalt see suurus ja lihtsalt kättesaadavad. Et võib eelistada metsmustikaid küll. Aga siis, mis me siis tänasest kaasa võtame? Testi ära ennusta ja selleks, et tulla sama rõõmus nagu siin pildil, tunda elust rõõmu ja nautida seda kõike, siis tee need sammud, võta vastutus oma elu eest ja toimeta. Ja mis siis ikka? Me oleme siin selleks, et inspireerida teie muutusi elus ja võtke need sammud ja olge inspireeritud.